Tervist! Head kolleegid, üliõpilased ja muidugi kõik vaatajad, kes tulite Tallinna Ülikooli tegemistele kaasa elama. Tänavuse mai keskpaigas jõuab lõpule rektor Tõnu Viigi juhitud rektoraadi 5-aastane ametiaeg. Üks selle rektoraadi 3 fookusest on olnud teadmussiire ja targa eluviisi eestvedamine. Soov, et Tallinna Ülikoolis tehtud teadus jõuaks ühiskonda ning aitaks kaasa tõenduspõhisema, sidusama ja kestlikuma elukorralduse kujundamisele. Samas teadussiire eeldab tugevat teadust ja tugevaid teadlaseid, kes oskavad oma teadmisi jagada ka ühiskonnale ning siduda need ühiskonna vajadustega. Lisaks sellele eeldab see teadlaste professionaalset arengut ja sellist ülikooli, mis ka ise väärtustab nii teadmuse hoidmist, jagamist kui ka selle edasiarendamist. Kuidas on Tallinna Ülikooli teadusel ja teadlastel viimasel 5 aastal läinud? Kas oleme õppinud oma teadmisi paremini jagama? Kas ühiskond oskab Tallinna Ülikooli teadmiseid paremini kasutusele võtta? Just nende teemade jaoks olemegi täna siia kutsunud Tallinna Ülikooli teadusprorektori Katrin Niglase ning ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juhi Aija Sakova. Aga hakkame siis pihta. 2021. aastal, kui alustasite oma tööd rektoraadis, siis sõnastasite eesmärgina, et ülikooli teadmus jõuaks tugevamalt ühiskonda. Mis on 5 aastaga muutunud? Kas oleme tugevamaks saanud ja kas ühiskond tõesti kuulab meid rohkem? No, mina muidugi liitusin rektoraadiga 2011 ja mul seda 5 aasta perspektiivi on võib-olla pisut isegi keerulisem hinnata kui 15 aasta perspektiivi, aga kindlasti, kui sa enne seal sissejuhatuses mainisid, et meil on vaja selleks, et olla tõsiselt võetav ühiskonna jaoks ja pakkuda, on vaja endal tugevamat ja rohkem teadust, et see 15 aasta perspektiivis ja ka viimase 5 aasta perspektiivis on kindlasti ka näitajate poolest ju tõendust leidnud, et meil on rohkem teadust, meil on rohkem väga kõrge tasemega teadust ja see teadus on meil rahvusvahelisem, rahvusvahelist kõlapinda leidev ja eks me siin ikkagi seda koostööd ja ühiskonnale suunatust väärtustame rohkem nii sisemiste protsesside kui ka ühise missiooni poolest. No kui mõelda, et teadus on rahvusvahelisem, kõrgetasemelisem, siis tegelikult neid Euroopa rahastusega projekte ei saa ju tegelikult üldse kirjutada ilma, et seal oleks taustal läbi mõeldud, mis on selle tehtava teaduse mõju ja kuidas ta jõuab ka päriselt nende siht- või huvigruppideni. Nii et ma arvan, et me oleme ülikoolina paratamatult ka selles osas tugevamaks kasvanud, et kui meil on rohkem kõrgetasemeliselt teadusrahastust, siis me oleme ka tegelikult rohkem pannud oma energiat ja aega sellele, et läbi mõelda, kuidas see meie tehtav teadus ka avalikkust ja sihtgruppe kõnetab. Aga lähme veel konkreetsemaks. Katrin, nüüd kui me räägime teadmussiirdest, eks ole, see tähendab, et ikkagi tugev teadus on kõige alus. Kuidas sulle tundub, kas nende 5 aastaga on siis ka Tallinna Ülikooli teadus muutunud nagu niimoodi märgatavalt tugevamaks ja ka see, kuidas me teadust üldse teeme, kuidas väärtustame ja kuidas meie nagu teaduse tegemise struktuur on üles ehitatud ülikoolis? No kindlasti on samm-sammult areneme, oleme ka atraktiivsed välisteadlastele, kes rikastavad meie enda teadusruumi ja arusaama sellest. Mainisin ehk juba enne seda, et me oleme selgelt niisugusest pikemas perspektiivis veel sellisest üksi minu teadus, sellised meie teadus, meie koos erinevates uurimisrühmades suudame üksteisele tuge pakkuda ka uurimisrühma tasemel ja selles kontekstis kindlasti see väärtusruumi muutus selles osas, et meie teadusel on rakenduslik väärtus, tihtipeale rohkem käega katsutav, on tuntav.
ja ka ühiskonnas nähtav mitmed pidi, et kas vaadates meie meediakajastusi, aga võib-olla veel rohkem minule teadusprorektorina on ikkagi see, et meie lähemates ringkondades Tallinna Ülikooli tõsiseltvõetavus teadusülikoolina ja vahest isegi sellise positiivse kadedusnoodiga meie saavutusi jälgitakse ja meid tunnustatakse. Rõõm kuulda. Aija, nüüd teadus on meil siis olemas tugev. Kuidas seda teadussiiret siis teha? Kuidas see käima saada? Ja mis on seal nagu olulisem, kas pigem inimesed või struktuur või protsessid või veel hoopis midagi neljandat? No kõik on olulised, aga võib-olla tahaks välja tuua selle, et tegelikult on see struktuur või selle süsteemi loomine ikkagi nagu ka kõige alus. Ja siin, ma arvan, Tallinna Ülikool on selline nii-öelda eeskõndija selles mõttes, et me oleme tõesti läbi mõelnud selle, kuidas teadmussiiret mõtestada nendes erinevates vormides, et see ei ole ainult ettevõtluskoostöö, vaid see on ka poliitika kujundamine, see on ka suhtlus meedias või avalikkuses esinemised. Ja me oleme teinud selle taustatöö ülikoolis koos ülikooli perega ja läbi mõelnud, et kuidas seda üleüldse nagu mõtestada, mõõta, hinnata, väärtustada ja see kõik annab kõigepealt selle nagu süsteemi. Aga sealt edasi tulevad siis juba sellised märkamised, eks, et kindlasti tahaks esile tuua seda, et ülikooli rektor on ju tegelikult viimased paar aastat ka senati koosolekutel alati juhtinud tähelepanu sellistele teadmussiirde tegevustele, meedias esinemistele ja see kindlasti väärtustab neid tegevusi juba. Küsimus mõlemalle. Kas viimase 5 aastaga on tekkinud meil ülikoolis ka selline nagu ühine arusaam, et mis asi see teadmussiire siis üldse on või on ikkagi erinevates valdkondades erinev või lausa igaüks näeb seda natukene teistmoodi, et kuidas sellega lood on? Minu kogemus ütleb, et me võib-olla ei pannud seda silti teadmussiire kõigile oma nendele tegevustele külge, mida me täna oleme defineerinud ja kokku leppinud, et seda võib mõelda ja esitada teadmussiirde sildi all, aga et need tegevused iseenesest meie jaoks, mida me täna siin juba Aija mainiseks, et see valdkonna ühiskondlike poliitikate kujundamine kõikides sisuliselt ministeeriumite töörühmades on üks või 2 meie ülikooli teadlast juures, kes oma teadmusega ja teadmisega ja ka praktilise kogemusega panustavad. Oleme tihedas koostöös ka kohalike omavalitsuste ja riigi probleemide lahendamisel, et selles mõttes mina pigem ise võib-olla prorektorina olen rohkem suunanud oma seda nii-öelda teavitustööd või ülikoolist välja, et me ikkagi paljudes niimoodi ühiskogudes on hästi lihtne, kui räägitakse mõõdikutest, püütakse mõõdikuid kokku leppida, ikka jälle koefitsient 3, ettevõtluslepingute rahaline maht ja see justkui ongi see otse majandusse ja otse Eesti ühiskonna kasuks ja seal lõpeb ära. Nii et selles mõttes jah, et see raamistik, mille me oleme loonud, aga ka see sõnum nagu võib-olla sellisel lihtsalt erinevates kogukondades, erinevates kohtades, kus me räägime ja lepime teiste ülikoolidega kokku, et mida me väärtustame, kuhu me oma suunas jääme, aga paraku jah, eks tagasi tulles nende mõõdikute juurde, et tihtipeale see mõõdikute teema lõpeb ikkagi endal ka seal, et ega me neid lõputult palju ei taha, selliseid üldiseid ja kõigile, aga ma arvan, et see ei ole maha jooksnud jutt või arutelu selles mõttes, et isegi kui mõõdik jääb ikkagi sinna, kus on ettevõtluslepingud, siis see teadmine ja mõtteruumi laienemine, et kui palju kes ja millises suunas panustab ja täna muidugi nendes kriiside kaskaadis kuuleme ju aina enam ka seda, et ei ole ainult majandusteadlaste panust vaja, vaid ühiskonnas on palju teisi kriitilisi probleeme,
mille lahendamisel on seda teadus- ja teadmuspõhist tarkust vaja. Ja, et Katrin juba juhtis tähelepanu sellele riikliku tasandi keerukusele, et tõesti riiklikud strateegiad räägivad teadmussiirdest, eks ju, kui teadmiste jõudmisest ühiskonda ja majandusse. Aga jah, et kui läheb pärast nii-öelda arvutamiseks ja mõõtmiseks, siis sageli vaadatakse ainult ettevõtlust. Aga see on see keskkond, kus me oleme ja ma arvan, et me oleme siin ülikoolina teinud siiski päris palju tööd ja ka edusamme selle nimel, et see arusaam teadmussiirdest laieneks ja kas me sellest kõik ühtemoodi aru saame? No kindlasti mitte. Aga ma tahan uskuda, et me oleme nagu seda arusaama, mis on teadmussiire, tõesti, et ta on väga erinevates vormides, et me oleme seda suutnud ikkagi natukene ka niimoodi laiemalt ühiskonnas või selles laiemalt teadusmaastikul avardada. Aga vaatame veel natuke sügavamalt ülikooli sisse. Et Katrin, sinu kui teadusprojekti eestvedamisel on olnud põhimõtteliselt paralleelselt käimas 2 keerukat protsessi, selline akadeemilise tegevuse korrastamine ja karjäärimudeli arendamine. Kui praegu tagasi vaatad, siis kuidas sul tunne on, et mis on need kõige olulisemad muutused seal ja kas mõned neist üldse tasusid ära ja et võib-olla oleks midagi teistmoodi pidanud tegema? Kindlasti tasusid ära ja minu jaoks veel võib-olla sinna selle koormusarvestuse märksõna ka juurde panna ja see kõige suurem väärtus minu jaoks just ongi see, et me saime neid samm-sammult, aga paralleelselt vaadata, ehk siis me tänaseks oleme ikkagi ühe sellise mõõdikute ja kriteeriumite süsteemi kokku leppinud ja me vaatame ühe pilguga, kui me lepime kokku, et millised on ootused töölaua osas, kuidas me siis pärast seda töö tulemust hindame ja kuidas me ka töötajaid valime erinevatele ametikohtadele, et me lähtume sellest samast struktuurist ja loogikast. Ma olen selles mõttes ise üsna optimistlik ja rahul, et see suur pilt ja raamistik toimib hästi. Saatan peitub muidugi detailides ja ma usun, et need, kellega ma olen ülikooli sees koostööd teinud, et need ka saavad kaasa noogutada, et ei ole tahtnud ega pidanud kuidagi tähtsaks detailidest kinni hoida, vaid just see mõttelaad, et lepime suures pildis kokku, me peame ka detailid kuskile paika kokku leppima, aga kui me hakkame neid rakendama, siis analüüsime, nii nagu need kvaliteediringid käivad, et me ei pea neid alati kausta vahele joonistama ja täpselt, et see niisugune monitoorimine, analüüsimine ja uuesti siis vajalike kohtade parandamine on iseloomulik ja võib-olla selle koha peal ma ikkagi võtan kinni sellest, mis siin on erinevatel puhkudel ka olnud kriitikat karjäärimudeli suhtes, et noortel ei ole piisavalt kiiresti ja piisavalt selget võimalust jõuda kohe tippu. Ma ikkagi tahan natukene öelda, et seal on 2 asja, et vaadake ehk natukene maailmas ringi ja võrrelge, et kui paindlik ja kui palju võimalusi pakkuv on meie karjäärimudel. Aga sellel paindlikkusel ja detailirohkusel, et neid erinevaid teid ja võimalusi lubada, on muidugi see halb külg, et seda tervikuna hoomata ongi keeruline, et peab natukene aega võtma ja süvenema, et ka tihtipeale minu jaoks, kes ma olen seda eest vedanud, see kriitika läheb nendesse kohtadesse, kus meil tegelikult probleemi ei ole, vaid lihtsalt ilmselt on kommunikatsiooniprobleem, inimesed ei ole veel jõudnud või on loonud mingi enda reaalsuse nende keerukuste lihtsustamiseks, et püüame seda koos nagu vaadata ja parandada alati tuleb, aga loodan, et ei visata last pesuveega koos välja. Aija, vaatame ka sinuga natukene protsesside sisse, et kuidas sulle tundub, et kumb nõuab sellist suuremat nügimist ja kujundamist, et kas see, kuidas teadlased teadmussiirdest aru saavad või see, kuidas tugistruktuurid toetavad siis teadlaste teadmussiirde tegevuste juures, et kumb see nagu olulisem on?
Jälle tahaks öelda, et mõlemad on olulised. Et ma arvan, et enne me ka sellel põgusalt peatusime, et see, kuidas me teadmussiiret mõtestame, et see on avaram kui pelgalt ettevõtluskoostöö, et seal on see suhtlus meediaga, et seal on poliitika kujundamine, et selles osas ma arvan, me oleme päris olulisi samme teinud. Juba sellest süsteemist tervikuna natuke juttu oli. Ja võib-olla siin on nagu ka oluline, et selle meedia poole osas, et teadlastele kindlasti on see mitte kõigile, aga jälle osale kindlasti on see ka mõtteviisi muutuse küsimus. Et kuidas ma seda aega leian, et tegeleda sellega, mis mulle justkui tundub, et ei ole nii-öelda minu teadlase põhitöö ja siin, eks ju, selle piiride või fookuse nihutamine, et mis on teadlase põhitöö, eks, et selle teadmussiirde sinna sisse mahutamine, et see kindlasti on aeganõudev. Ma ei taha öelda, et see on nüüd valmis, aga ma arvan, et me oleme siin ikkagi olulisi edusamme teinud. Aga tugistruktuuri pool muidugi, et kui on nüüd, eks ju, see süsteem olemas ja koormusarvestuse süsteemis me oleme selle kõik lahti kirjutanud, siis saab ju sellest lähtuvalt juba ka nagu mõelda, et mis tuge on vaja ja mingid samme me oleme siin ju ka teinud, et tõepoolest, et oleme piloteerinud selliseid teaduskommunikatsioonialaseid toemehhanisme pakkunud, eks ju, kõneisikuks kujunemise koolitusi või ka selline teaduskommunikatsiooni strateegia mentorgrupp. Et siin on samme, aga see on kindlasti ruumi on nii-öelda järgmisteks arenguteks. Aga jätkame veel samal teemal. Et Katrin, kuidas sinu vaade on, et nende rektoraadi aastate jooksul, et kas üks hea akadeemiline töökeskkond, mida see vajab, et millist tuge vajavad akadeemilised töötajad ja kuidas see ka ajas muutunud on, et kas kuidagi inimeste vajadused või ülikooli vaade sellele on ka arenenud? Ja ma ütleks, et need põhiväärtused töökeskkonna osas on minu jaoks vähemalt nagu ajas üsna muutumatud, et üksteist austav, koostööd hindav ja erisusi nii tugevustes, akadeemilistes tugevustes kui ka isikute vahel siis salliv keskkond. No selge see, et ka füüsiline keskkond teaduse tegemiseks on vahest on ka laborit vaja ja kus sa ikka, et see peab olema kogu aeg ajaga kaasas käima, et tihti kuuleme, et üks on amortiseerumine, aga juba uuemad seadmed ja uuemad tehnoloogiad tekivad, et ma arvan, et see kõige suurem nagu ühest küljest tulles tagasi sinna karjäärimudeli juurde, et ma üldse ei eita, et see ootuste pakett teadlasele või õppejõule on selgelt kasvanud ja see tasakaalu leidmise koht vajab alati otsimist nii ülikooli terviku kui ka üksikisiku tasemel, sest me ju ise kõik ei peagi ju ilmtingimata tahtma professoriks ja saada ja nendele nõuetele vastavalt pingutada, aga need uued, see, et me ei saa kuidagi olla ega ei taha olla ülikoolina ju asi iseeneses või väljapool keskkonda, et väliskeskkond muutub, uued teemad tekivad, millest me võib-olla isegi 5 aastat tagasi tehisintellektist ei mõelnud ega ei rääkinud sugugi palju. Nüüd päris palju aega kulub selleks on tuge vaja, et sellest ühist arusaamist leida ja et seda tuge pakkuda, et sellest rongist siis mitte just pea ees ette joosta, aga et mitte väga maha jääda. Andmekaitse, millest me ka 5 aastat tagasi ikkagi hoopis palju vähem ja ehk siis need riskid, mis väliskeskkonnast suurenevad, nõuavad meilt ka suuremat tähelepanu ja tegemist ja see on kindlasti koht, kus ei saa mõelda, et iga üksik teadlane vastutab ja mõtleb ja leiab need lahendused, et oleme neid koos otsimas ja mitte ainult Tallinna Ülikooli sees, vaid ka
ju oma heade partneritega kogemusi vahetamas, et oleme liitunud selle 5 aasta jooksul ka sellise rahvusvahelise noorte ja ambitsioonikate teadusülikoolide võrgustikuga nagu YERUN, Young European Research Universities ja nendest eks neid teisigi võrgustikke on, kust on käia õppimas ja mõnikord on hea ka kuulata ja ohata, et õnneks meil veel nii hull ei ole see välisriskidest peale sunnitud, nii et eks see niisugune tunnetuslik, jälle lihtne on panna bürokraatia silti, aga tegelikult päris paljud asjad neist on päris tõsised reaalse riskiga seotud vajadused, miks me neid asju teeme, küsime ja püüame ka siis neid raamistikke abiks teha, et see protsess ja läbimõtlemine lihtsam oleks. Aga siiski see pani nüüd praegu mõtlema, et tulles ise ka nagu teaduse suuna pealt, et siis mul küll on olnud nagu ikkagi ajas juba pikemat aega selline tunne, et järjest rohkem nagu selliseid ülesandeid liigub just teadlaste ja akadeemiliste inimeste peale, et uued igasugused süsteemid ja täpselt uued nõuded, et on tore, kui andmed jõuavad süsteemidesse, aga sageli juhtub nii, et lõpuks teadlane on need, kes peab need andmed sinna ka sisestama, et siis oleks hea lihtne teha just kokkuvõtteid, ülevaated, et kas ka sellele murele kuidagi leevendust on nagu paistmas? No mitme nurga alt eks me peame, alati on need soovid ja ideed suuremad ja kiiremad, kui päris elus jõuab näiteks neid IT-süsteeme ka nende samade koormusarvestuste ja oleme arendamas, aga ei taha ka poolikut või pool toimivat süsteemi, et alati parem võtta natukene aeglasemalt ja järele mõelda, enne kui päris kasutusse lasta ka samm-sammult, aga suures pildis, olles jällegi mitte 5, vaid 15 aastat rektoraadis, ega see on ju see niisugune, ka siin on see tasakaalu otsimine, et meil on piiratud ressurss raha mõttes, et kummale poole me seda paneme, kas me anname selle akadeemiliste töötajate kätte akadeemilistesse üksustesse või arendame tugevamat ja suuremat tugisüsteemi, et see on niisugune pidev balansi otsimise koht ja oleme püüdnud ja eks siis ka edaspidi püüame, aga jah, et eks see lahendus ikkagi on seal, kus me ka nüüd siis juba uue hooga mõtleme, aga veel pole jõudnud kuskile, et ka tehisaru võiks aidata meid, just nimelt neid erinevaid andmeid, mis on kuskil olemas, kokku tuua, neid paremini sünteesida ja analüüsida, et eks need on need lahendused. Aga teadvussiirde valdkonnas, et kas seal ka kuidagi teadlane oleks varmalt siis valmis oma teadmised jagama, et on ka seal äkki mingeid võimalusi, kuidas teadlase koormust nagu vähendada, aga samas sellist suhtlust ühiskonnaga muuta efektiivsemaks? No ega mingit võlurohtu ei ole ju pakkuda, aga üks, kui ma kuulasin ka Katrinit, et üks ikkagi on, et see tugev selline teaduse administreerimine või teaduskorraldus, et projekti juhtimine, et mulle tundub, et see on ka üks valdkond, et ma arvan, et Tallinna Ülikool on siin juba väga, väga hea ja tugev, et tõesti me püüame ju anda instituutides ka päris palju ülesandeid ikkagi ka nende teaduskorraldajate kanda, et ikkagi teadlastel oleks seda aega vabamalt teaduse tegemiseks. Aga ega jah, muid võlurohtusid ei ole, et see jällegi, kui teadlastega ka rääkida, et kuidas leida seda aega mingiteks sellisteks meediategevusteks või veel hullem sotsiaalmeedia tegevusteks, et siis see vastused, mida ma oskan anda, on ikkagi tõesti on see ikkagi see mõtteviisi muutuse küsimused, et leida, miks see on minu jaoks kuidagi oluline, et meil kõigil on ju see oma sisemine missioon tõesti. Ma tahan uskuda, et teadlased on ju kõik mingisuguse sisemise kirega, et nad tahavad ju midagi maailmas muuta või parandada, eks, et kui sa selle koha endas üles leiad ja sealt tulles siis võib-olla lahti mõtled seda, et miks ma seda artikli meediasse kirjutan või miks ma otsustan ja ka kõik ei pea seda tegema, miks ma otsustan mingitel teemadel võib-olla selles sotsiaalmeedias sõna võtta, et siis, kui sa tead, miks seda teed, siis sa ka leiad selle aja nii-öelda.
no ma ikkagi lisan, et me ju oleme pakkunud päris palju ka koolitust, et need kõik on sellised uued oskused, kus üks on see tahtmine, aga teine on see, et teadlane on tihtipeale ikkagi perfektsionist, et ta ei taha minna sinna ja rumalaks jääda või rumalana paista, et see, et me jagame kogemust, anname üksteisele adekvaatset tagasisidet ja pakume neid koolitusvõimalusi erinevates kohtades ja natukene ikkagi pakume ju ka seda, et keegi aitab seda materjali siluda see vastavalt siis ühe või teise meedia sobilikuks, kellel on rohkem seda kompetentsi, nii et sellist tuge, et ega keegi ei saa tulla otse võtma seda teadlase teadmist, aga seda vormida ikka saab aidata. Ja kui mõelda veel korraks selle ettevõtluskoostöö peale, mida me oleme võib-olla vähem nagu puudutanud, et siis seal ka ju, et seal on nagu hästi oluline, et on olemas need inimesed, kes aitavad neid kontakte luua ettevõtete ja teadlaste vahel ja suudavad nii-öelda nende eri keeltes navigeerida ja samas tõesti siis ka lahendusi leida, et seal me tõesti ka püüame ikkagi seda teadlase aega võtta nii vähe kui võimalik, nii palju kui vaja, aga et hoida selliseid professionaalseid ikkagi arendajaid, ettevõtluskoostöö nii-öelda spetsialiste, kes seda tööd aitavad teha. Aga oskad sa ka siis too mõni näide, et kus on see selline areng olnud Tallinna Ülikoolis kõige nagu kiirem, mis valdkonnas või teemal, et võimekus on edasi liikunud ja on toimunud tõesti niisugune nagu arenguhüpe äkki? Oskad sa mõne sellise? Nojah, et ega see võib-olla see ettevõtluskoostöö võib ikkagi öelda, et ta selline hüppe on, et me sattusime sellisesse olukorda, eks ju, praegu selle rektoraadiga, et me olime pikalt niisuguses nagu mingis mõttes nagu vaakumis, aga see oli niisugune riigi tasandil, eks, et valmistati ette neid uusi Astra meetmeid, mis seda teadmussiirde võimekust peaksid võimestama. Meil olid hästi intensiivsed ju arutelud ministeeriumitega ja siis tekkis selline pea 2-aastane paus. Aga nüüd on see kõik nagu käima jooksnud ikkagi meie selline ka ettevõtluskoostöö tugi on kasvanud või kasvamas ja et mulle tundub, et seal kindlasti me näeme nii nende teemade mõttes ja milliste küsimustega ka ettevõtted ülikooli poole pöörduvad, et nad ei tule enam meie juurde ainult mingites väga kitsates valdkondades, väga ka laiemates sellistes, mida me olemegi tahtnud, et kus on vaja tehnoloogia ja inimesed kokku tuua. Et seal me kindlasti näeme kasvu. Aga nüüd, kui tulla tagasi jälle sellise meediasuunalise teadmussiirde juurde, siis mulle tundub, et ka siin me oleme ikkagi arenguhüppe teinud, et palju rohkem on ikkagi neid inimesi, nii-öelda neid kõneisikuid, eks ju, kes ülikooli akadeemilised inimesed, kes on valmis ja regulaarselt ka sõna võtavad meedias. Et see on kindlasti väga positiivne areng. Nõus. Aga hakkame otsi kokku siduma. Katrin, nüüd siis sinu vaade, et kuidas selline teadlase toetamise süsteemi korrastamine, karjäärimudel ja kõik need sellised protsesside nagu kujundamine omakorda on siis võimendamas või võimestamas meie teadmussiiret ja seda, et ülikooli teadus jõuaks ühiskonnale. Ja kas need protsessid on nagu selgelt astuvad sama jalga või äkki on seal ka, kuna aega on piiratud kogus, eks ole, et äkki on seal ka teatud sellised väiksed konfliktikohad sees, et pinget ikka on, enne juba sai mainitud, et ega siis see ootuste hulk kõrgemale tasemele jõudmiseks on kasvanud. Just siin rektor Tõnu Viigiga ka arutasime, et 30 aastat tagasi ei pidanud teadustki tegema selleks, et olla kenasti õppejõud ülikoolis, et see niisugune saavutuspinge ikka seal sees on, aga teistpidi on ilmselgelt ju sedapidi, et me oleme ise enne nende uute süsteemide tegemist paljudest nurkadest kurtnud, et me mõõdame ainult 2 või 3 teaduse kvantitatiivset näitajat, selle järgi paneme pügalad ja karjääripositsioonid paika, et nüüd me ikkagi, meil on see pilk üsna võrdselt nii õppe, teaduse kui ühiskonna pool ja jälle müüte nagu kummutades, et me ei nõua kõigilt kõige kõrgemat taset kõigis, et me oleme seal kokku leppinud, et kes on
tugevam ja intensiivselt panustab ühiskonna erinevates vormides ühiskonna mõjuga tegevustesse, et talt ülikoolisüsteemi poolt ei oodata. Hoopis iseasi on see, et kui inimene tahaks ikka olla igal pool 4. kõige kõrgemal tasemel ja emotsioon on natukene riivatud, kui tuleb 3. tase välja täna. Eks see on siis jälle see pingutamise koht. Aga lõpetuseks küsimus veel mõlemale. Et kui te nüüd saate nimetada nüüd ühe asja, mille poolest on Tallinna Ülikool täna veenvam targa eluviisi eestvedaja kui 5 aastat tagasi, siis mis see oleks? No kõigepealt meil on tarkust endal rohkem ja me jagame seda oluliselt süsteemsemalt kui ühte väga uut asja ikkagi, mis on selle 5 aasta jooksul, siis see jagamise vorm on näiteks need mikrokvalifikatsioonid ja mikrokraadid, kuhu tulevad kokku ikkagi tööturul aktiivsed inimesed ja tulevad oma küsimustega ja lähevad selle teadmisega otse sinna oma töökohtadele ja elukohtadele, kui soovida tagasi ja võib-olla selline üks. Ja. Ja mina tahaks õudselt 2 ikkagi nimetada, aga ühesõnaga juba ütlesin enne, et me oleme tugevamad meediasuhtluses, et meil on rohkem kõneisikuid ülikoolis, nii et see on kindlasti arenguhüpe ja samm edasi, aga see, mida ma nimetasin ka enne, et me oleme tegemas palju erilaadsemat ja interdistsiplinaarsemat ettevõtluskoostööd, nii et see on ka väga hea meel selle üle. Suur tänu, Katrin, suur tänu, Aija, suur tänu kõikidele vaatajatele, kuulajatele ja tänud kaasa mõtlemast ja heitma pilku koos meiega siis viimase 5 aasta teaduse ja teadmussiirde tegevustesse Tallinna Ülikoolis. Aitäh!